olen Sydney ja mina olen pööramas oma elus täiesti uut lehekülge. Täna selles videos mõtlesin, et istume koos, ma teen endale meiki, kuigi ma mitte kuskile minamas ei ole. Jutustan teile natukene oma eluolukorrast, sest ausalt öeldes hirm on sees ja ma ei tea, mis siit edasi saama hakkab. Selleks hetkeks, kui see video üles läheb, olen ma töötu. Nüüdsest olen ma see üks töötusõber teisipäeval ja see on natuke hirmus, väga hirmus. Viimased nüüd 3,5 aastat olen ma tööl olnud plaadifirmas Universal Music Estonia. Ja kui te uudiseid olete lugenud, siis võib-olla on teie info välja jõudnud informatsioon, et Universal Music Estonia Eesti kontor pannakse kinni. Nüüdseks on see juba kinni, mis tähendab seda, et mina olen nüüd töötu. Tänu ma proteiini shake'i siia kõrvale, et ma ikkagi jooksimimm, proteiini peab tarbima. Mina töötasin Universalis viimased 3,5 aastat, mis on ühe noore inimese elus tegelikult päris märkimisväärne aeg. See töökoht andis mulle nii palju võimalusi, nii palju kogemusi, elu lõpuni tänulik, et mul üldse siuke töö oli. Aga nüüd on aeg keerata uus lehekülg. Ja sellest hetkest saati, kui see uudis välja tuli, et Universal oma uksed siin kinni paneb, olen ma lugematu arv kordi kuulnud küsimust, mis sa nüüd siis edasi teed. Ja kuigi seda küsimust on küsitud miljoneid kordi, siis ega mu vastus selles osas ei ole selgemaks läinud. Nimelt ma päris täpselt ei tea. Või nagu tean, aga samas ei tea ka. Viimased 3,5 aastat käinud tööl ja seda sisuloomet tegelikult nagu kõrvalt teinud. Aga nüüd, kui mul seda päevatööd enam ei ole, siis minu esimene instinkt oli see, et katsetan sellist hirmsat asja nagu täiskohaga sisulooja olemine. See tundub mu jaoks väga hirmus. Ma olen alati tööl käinud. Või kui ma tööl ei käinud, siis mul ei olnud arveid, mida ma pidin maksma. Ja hetkel, kui ma seda videot filmin, siis tegelikult homme on mul üks selline potentsiaalne töövestlus. Ma lähen sinna väga avatud mõtteviisiga. Mulle pakuti tööd, mind kutsuti vestlema selle töö osas, aga ma ei tea, mis sellest saab, kas sellest midagi saab. Ma lähen sinna vestlusele ja siis vaatame edasi. Üks samm korraga. Aga see täiskohaga sisulooja amet mulle ideena meeldib, aga ma ei tea, kuidas see teostusena välja näeb. Mul on nagu mingid mõtted, kuhu suunas liikuda ja kuidas tulla siia sotsmeedia maailma täie jõuga tagasi ja ma olen isegi natuke elavil iseenda bossiks täiskohaga hakata, aga see on hirmus. Ja miks ma seda videot siin ka nagu filmin, on sellepärast, et ma tunnen, et ma olen kuidagi teist kaugeks jäänud. Võib-olla te ise seda ei näe, ma tegelikult olen alati oma sisuloomega nagu suhteliselt privaatne olnud, otseselt nagu eraelu väga palju jaganud ei ole, vähemalt mu enda arust, võib-olla keegi teine arvab vastupidist, aga mida vanemaks ma olen saanud, siis seda vähem ma ennast näitan ja ennast jagan. Vahepeal mul ikka on palju öelda ja siis ma ütlen ka, aga ma ütlen palju vähem, kui ma varem ütlesin. Ja ma tunnen, et selline võib-olla nagu side ja otsene suhtlus nende inimestega, kes mind päriselt jälgivad ja kes on mind alati jälginud. Ma tunnen, et see kuidagi distants on vahele tulnud ja ma olen väga elavil, et seda distantsi vähendada. Et olla jälle interneti turvakoht, interneti suurõde, olla see inimene, kelle juurde on lihtne pöörduda, kelle tegemisi on tore jälgida. Ma ei tea, iseenda boss olemine hirmutab mind veelgi enam. Puhtalt sellepärast, et ma olen bossina väga selline järeleandev. Ma ei ole väga hea liider. Ma olen väga selline, et omas tempos, rahulikult. Aga kui kogu mu elu, kogu mu sissetulek, mu edu, mu tegemised, kõik sõltuvad minust endast, siis ma ei saa olla lillu-lällu leboboss. Ma pean ennast kamandama, ma ei ole selles väga hea ja ma ei ole ka väga hea enda kamandamist kuulaja. Ma ei tea, on loogiline, mis ma siin räägin. Annan endale väga lihtsalt järele. Võtame nagu näitena mingi täiesti trenni näiteks. Ma võin ju öelda, et nii, täna on mul megatuhin sees, et homme minna trenni. Ja siis homme jõuab kohale ja ma olen mingi, tead, ma ei viitsi minna praegu trenni. Ja selle asemel, et see juht Sydney oleks seal mingi, ei Sydney, sa lubasid endale, et sa lähed trenni. Selle asemel ma olen mingi, ei ole hullu, lähed homme. Ja ma peaksin sellisega hakkama nüüd koostööd tegema või. Lisaks sellele, et ma eksisteerin iseendaga, pean ma nüüd iseenda boss ka olema. See on hirmus. Kuna ma olen nüüd tööl käinud 3,5 aastat, siis mul tegelikult mingisugune rutiin on sisse kasvanud, mis on väga hea. Ja ma tahaks seda rutiini ka hoida. Nüüd aga, kui sa oled iseenda boss, sa pead ise selle rutiini endale tegema. Ja ma ei tea, kuidas seda teha. Ja tegelikult ma peakski kirjutama oma nagu täiskohaga sisuloojatest sõpradele. Kuidas te teete seda? Milline teie graafik välja näeb? Kas need päevad on kuidagi jaotatud? Esmaspäeval genereerin ideid, teisipäeval filmin, kolmapäeval monteerin. Kas teil on nädalavahetused vabad? Räägi mulle palun, kuidas sa ennast bossad. Kogu Universali ajastu on väga nagu lihtsasti, sirgjooneliselt üks ajastu. Sellest hetkest, kui ma Universalisse tööle sain, hakkas täiel rindel minu elu uus ajastu. Ma läksin suhtesse sellel ajal, ma sain tööle sellel ajal, ma kolisin Tallinnasse sellel ajal. Mul oli väga palju uusi asju, mis minu ellu sisenesid. Ja nüüd, kui see Universali töö läbi on, siis see on täiesti ühe ajastu ukse sulgemine ja järgmise ajastu ukse avamine. Ja selle ajastuga väga konkreetselt
konkreetselt kokku käib ka see korter, kus ma siin elan, kus ma tahan kolida. Tundub nagu loogiline ka selle korteriga kuidagi uksed kinni sättida. Nüüd olles selle taustaloo siin ära rääkinud, ma tahakski teiega arutada. Ma ei ole oma mõtete ja ideedega võib-olla päris nagu täisringini jõudnud. Tahakski võib-olla natuke inimestega sinuga arutada, et mis ma siis teen. Aidake mind, mis ma oma eluga teen. Mul ei ole mingit eesmärki, et nüüd, kui ma peaksin täiskohaga sisuloojaks hakkama, et nüüd järsku ma tahan olla tippude tipus, ma tahan olla number 1 influencer Eestis, ma tahan vallutada kõik võimalikud maastikud. Ei, ma ei tunne, et ma peaksin ennast tõestama. Ma tunnen, et ma olen sisuloome maastikul väga sellises kohas, et ma olen ennast tõestanud. Miks ma kuulun siia? Ma olen tõestanud, miks ma ikka veel olen siin. Ja ma tahaks seda jätkata, lihtsalt rohkem teha selle asemel, et nüüd mingi megahooga sisse tulla ja kõik ületada. Mul ei ole mingit tungi olla teistest parem, teistest kõvem. Ma tahaksin, et sisuloojad oleksid ühtsam kogukond ja see on asi, mida ma tahan aretada. Ma tahan, et sisuloojaid arvestatakse ka teistel meediamaastikutel. See on minu eesmärk. Üks asi, mida ma tahaksin kindlasti teha, on striimida. Ja siinkohal ka võib-olla küsimus, et mida kuradit ma striimin? Kui need teised striimerid mängivad ülipalju mänge. Sa lähed kellegi striimi, tõenäoliselt, et mängivad mingisugust videomänge. Mina mängin ainult Fortnite'i ja Robloxi. Aga et hakata iganädalaselt striimide jaoks mingit mängu otsima, ma ei ole see inimene. Ma ei ole selline mängur. Mulle meeldib, kui mul on üks kindel mäng, mida ma mängin ülipalju, niikaua kuni mul see üle viskab, ja siis mul on teine kindel mäng, mida ma mängin ülipalju, niikaua kui see üle viskab. Ja siis tõenäoliselt lähen ma selle eelmise mängu juurde tagasi. Aga need sisuloojad, kes striimivad, mängivad mingit 100 mängu. Erol ja Chris Boys, neid ma vaatan lihtsalt kõige rohkem. Kogu aeg nad pelavad. Ja ma tahan ka striimida, sest et minu jaoks striimimine on hästi selline otsene suhtlus oma jälgijatega, mis on üks suurtest põhjustest, miks ma seda sisuloomet tahan rohkem jälle teha. Ma tahan, et meil oleks side. See on selle kogu sisuloome juures minu jaoks alati kõige tähtsam olnud. See kogukond, mis meil siin on, mis sinu ja minu vahel on. Ma tahan, et see säraks. Ma tahan, et te tunneksite, et ma olengi see interneti best friend või interneti big sister. Aga selle jaoks on vaja striimida ja ma tahan striimida. Aga ma ei taha neid videomänge mängida. Vahel võin ju Forti pelada striimis, absoluutselt. Mu net ei pea välja seda. Ja Robloxi iga nädal striimida ei viitsi. Samas ma ei taha ka, et striim oleks selle peale üles ehitatud, et vaatame kellegi teise videoid, sest siis ma võtan need vaatamised ära. Ja siit ka küsimus teile. Mida ma striimin? Kui sa ütled mulle, et mängi Robloxis Dress to Impressi, siis see katab ühe striimi. Nii ja mis edasi? Mis ma järgmine striim teen? Mängin jälle Dress to Impressi või? Ei mängi ju. Mis oleks selline asi, mida me saaksime striimides teha, mida oleks ka tore vaadata ja mida oleks ka tore teha? Selles mõttes, et ma tahaks mingeid evente asju kindlasti teha. Mängime Among Us'i inimestega või mängime mingit teatud mängu erinevate sisuloojatega või artistidega. Ma ikkagi oma jalakese olen sinna muusikamaastikule sutsanud. Võiks täiega Eesti muusikutega midagi teha. Ma olen lihtsalt siin, ma olen habras, ma olen haavatav ja ma näitan teile, et ma ei tea midagi. Mu elus hakkab täiesti uus peatükk, millest mul ei ole õrna aimugi, milline see välja hakkab nägema. Ma kardan, mul on pidavalt nututuju ja lihtsalt tahaks nutta. Praegu ka. Võib-olla see on pingest, et mida ma teen? Mida ma teen? Aidake mind! Striimijutud ühel pool. Järgmine teema. Jälle koht, kus mul on teie abi vaja. Ma tahaksin teha videoseeriat koos Eesti naisartistidega. Esikohal naisartistid. Ei ole ka meesartistide vastu midagi. Ma tahan omalt poolt anda mingisugust tõuget. Kuulake Eesti naisi muusikas. Ja ma tahaks, et minu kanalil oleks mingisugune platvorm naisartistidele. Küsimus on aga see, et mis kuradi videoid. Ideaalis ma tahaks, et see oleks nagu mingi videoseeria, mis alati on sama või nagu paar sama asja. Samas ei pea ka. Lihtsalt kui ta ei ole alati sama, on see, et sa pead iga kord uuesti mõtlema, et mida ma nüüd teen. Kõige lihtsam on kokkamine. Aga siin on üks suur probleem. Esiteks ei söö ma pooli asju. Teiseks ma ei ole väga hea kokk. Nii et see kokkamine on mängust väljas. Mõne artistiga me võime maalida, aga ma tahaks, et seal oleks mingisugune tempo sees ja maalimisvideotes tihtipeale ei ole mingit tempot sees. Olen mõelnud ka mingit meisterdamist. Ühesõnaga ma ei tea. Palun teie abi. Mida me võiksime koos Eesti artistidega minu YouTube'i kanalil teha. Lisaks nendele paarile mõttele on mul ka mõte teha üks täiesti uus kanal. Kui asjad hästi lähevad, siis see kanal näeb ilmavalgust juba peagi. Kõige suurem probleem on olnud nime väljamõtlemine sellele kanalile. Te näete selle kanali nime. Te olete mingi girl. Seda te mõtlesitegi viimased pool aastat või? Jah! Ja ei tulnud paremat ideed. See on kanal, mida ma ei tee üksinda ja selle üle ma olen ka väga elevil. Et ma saan oma väga hea sõbraga teha koos videoid, uus hingamine ja see on uus asi. Eks näis, mis sellest saab. Secret project või mida iganes. Ma tahan väga teha kollaabe. Nii et YouTuberid, kirjutage mulle, teeme kollaabe. Kutsuge mind oma videotesse. Mul on nüüd nii palju aega. Ma kutsun ise teid oma videotesse. Kohe, kui ma saan oma mingid plaanid selgemaks. Ma tahan, et sisuloojad oleksid koos. Ma tahan, et sisuloojad teeksid asju koos. Ja ma ei tea veel päris täpselt, milline see minu roll selle kogukonna edendamises saama hakkab.
nagu kõigega, millest ma siin videos räägin, eks me näe, sest hetkel ma ei tea, mul reaalselt ei ole õrna aimugi ja ma olen endale andnud ka seda aega, ma ei peagi kohe teadma ja õnneks on mul see võimalus, ma saan korraks hetke maha võtta ja mõelda, aga see hetk ei tohi liiga pikk olla. Ma kardan, et ma kassin ära siis lihtsalt või noh, tõenäoliselt seda kassimist tuleb ja palju. Ma praegu juba kassin, pikalt olen kassinud, ma ei tea veel täpselt, mis see eesolev saab olema. Lisaks sellele veel üks muutus minu elus ja ka teie elus. Minu videoid on viimased mingi 3 aastat äkki monteerinud Erol ja Erol ei ole enam minu videote monteerija. Kui ta ütles, et ta enam mu videoid monteerida ei saa, oli täitsa nukker. Nüüd ma pean ise oma videoid monteerima hakkama. See video siin üle mõne aja jälle minu monteeritud video, et antage siis teada, mis arvate, oli nagu jama või ei olnud. Te peate üldse mulle nagu ülipalju asju ütlema. Need küsimused, mida ma siin edastasin, on esitatud just sulle. Sinule, kes seda videot vaatab. Ma väga hindan inimeste tagasisidet. See on see, mida ma sellelt täiskohaga sisulooja ametilt tahan kõige rohkem, et meie vaheline side süveneks. Et nagu te vist siin videos nägite, siis ma olen väga all over the place omadega praegu. Ja ma arvan, et see on okei. Et see on väga tervislik viis, kuidas sellises situatsioonis olla. Sul on olnud mingisugune kindel asi su elus 3,5 aastat. Ma olen teinud tööd, millest ma noorena lihtsalt nii väga unistasin. Ei, mul ei ole seda tööd enam. Ta on nii konkreetselt ühe ajastu lõpp ja järgmise algus. Ma ei tea, mis järgmine ajastu olema saab. Ma olen seal vanuses ka, et ma olen pushing 30 ja siis on nagu eriti hirmus. Ja tegelikult see tõenäoliselt ei ole nagu üldse nii. Aga vähemalt ma ise tunnen, et olles 26, mul võiks nagu mingisugune arusaam oma elust olla. Ma võiks olla suhteliselt täiskasvanu inimene, kes suudab teha täiskasvanu inimese otsuseid. Aga hetkel ma tunnen, et ma ei tea, kas ma oskan. See kõik pundar, mis mu sees toimub ja mida ma tunnen, on väga tervislik asi, mida tunda ja kuidas sellises situatsioonis olla. Ja et see on okei, et ma siin kassin ja abi küsin enda inimestelt. Mul isegi ei ole sõnu nagu selle jaoks, mis mul praegu toimub. Minu soov, mida ma praegu endale manifesteerin, on selgus ja rahulolu ja ma loodan, et annate mulle ka natuke aega seda võib-olla välja nuputada. Mul oli vaja platvormi, kus ma saan ennast natukene vabaks ja puhtaks rääkida. Teid enda ellu natuke lähemale sisse tagasi lasta. Teie tagasiside ja teie mõtted lähevad mulle väga korda. Ärge siis kartke mulle kirjutada ja öelda, et siin kõik saab korda. Ja siin on sulle 50 videoideed, mis on nagu bänger videoideed. Ma natuke kurvaks läksin praegu selle jutuga siin kõik. Kohtun teiega järgmises videos. Tuleb siis, kui ma selle ära monteerin, sest ma monteerin ise oma videoid nüüd jälle. Sest Erol hülgas mu. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Tšau!